videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere, maailm ongi lõunatund Nõmme raadios ja nagu me tähele paneme, on käes mis asi? No käes on nädala keskpunkt. Ühele poole nii palju, teisele poole naa palju, aga see on töönädala mõttes, sellepärast et muidu me peaksime tõstma pühapäeva nagu inglased kohe hakatuseks, et oleks niisugune psühholoogiline üleminekuperiood. Ma tänan taas kõiki neid, kes on toetanud ja toetavad ja veel kunagi edaspidi toetavad Nõmme raadiot, sest olukord on S-tähega vilets, aga see ei tähenda veel, et sellest peab rääkima ilmaliku surnumat ja ilmega, et no meil on nüüd. Ei, siin on loosung püsive veel sadulas, härrased, mille tõestuseks istub minu vastas veel üks vägev vanamees, herr doktor Viktor Vassiljev ja Viktor. Ja. Sinuga alustaks nüüd niisugusest küsimusest. Täna lugesin ühte pealkirja, kus taas otsitakse ja kiidetakse, et näe, see tegelane on Eesti juurtega. Mida tähendab sinu jaoks? No õigemini võiks ju nahaalselt küsida, mis juur sul on ja mis juurt sul ei ole. Jah, tere, head raadiokuulajad, interneti vaatajad ja kes iganes head inimesed. No eks juured on igal inimesel olemas ja ma isegi tegin millalgi mingisuguse geneetilise uuringu, nii et mul on igasuguseid juurikaid seal leitud, küll Balkani kandist ja kreeklasi ja mida iganes kõike, aga ma olen korralik inimene, nii nagu enamuses teilgi on mul 2% neandertaallase geeni. Neandertaallase geen on kõigil eurooplastel olemas, ei ole seda aafriklastel ja vist asiaatidel, aga minu juurikad on seal neandertaallase juures kuskil. See on väga kena, oletan, et mul ka, kuigi neandertaallane oli hämmastavalt intelligentne isend, tõepoolest. Ta võttis ja hakkas oma surnuid matma, hauda puistama mingisugust punast pulbrit ja üldiselt ei maksa teist alahinnata. Võib-olla sellepärast ongi suur ülemaailmne konflikt Saksamaaga, sest eks need neandertaallased seal Heidelbergi instituudi kaudu jõuavad järjest enam meie teadvusse, et oli niskene esivanem ja siis tuli. Võib-olla ei tohigi öelda, mis siis tuli. Aga Viktor, on need juured, mida sina välja tood praegu, neandertaallased ja Balkani kutid, aga on ka poliitilised juured. Aha, poliitilised juured. No kõigepealt tuleme tagasi veel kord geneetiliste juurte juurde. Ma alati arvasin, et mul on ikka tublisti venelast, eks ole. Geograafiline piirkond, jah, on tõesti geneetiliselt olemas, aga sellist geeni nagu venelase geen pole üldse olemas, sellepärast et venelased koosnevad, tont seda teab, mitmest muust geneetilisest rahvusest. Siiski venelased rõhuvad ise vene mingisuguse geeni peale, mis on ainult neil ja enne imet meil siin ka. Ei, no tänapäeval on neil Putini geen, eks ole. Jah, aga poliitiline nii öelda, eks me kõik pärineme kuskilt sellest ajast, mil kujunes meie eneseteadvus. Minu poliitiline geneetika kujunes, ma arvan, 2 etapis. Esimene etapp oli kuskil juba 4, 5, 6 aastaselt, kui mulle andis väga palju minu vanaema, kes
kes rääkis ilma häbenemata, kuidas nemad tsaari ajal elasid, eks ole, ja vanu muinasjutte, vanu laule ja nii edasi. Aga teine etapp oli, kui ma olin 14 juba, siis ma kuulasin öösiti Ameerika häält ja Vaba Euroopat, eks ole, ja juba siis mul kujunes kui kindel arvamus kehtivast ühiskonnasüsteemist ja kuidagi ühiskonnaga olin ma opositsioonis ja mingil määral olen seda olnud eluaeg isegi praegu. Jah, see kõik on väga kena, aga ma pean veel silmas siukest laiemat nähtust nagu Eesti juurtega kurjategija, Eesti juurtega väga populaarne blogija, Eesti juurtega see ja teine ja kolmas ja mõte läks ju selle peale, et nii kui keegi kuskil millegagi, olgu see hea või paha, vahele jääb, nii teatud seltskond kukub kohe, vaimses mõttes labidatega kaevama, kas on kuskil Eesti juurikat ka. Vaata, kui on tegemist ikka korraliku eestlasega, eks ole, tal pole mingit mõtet rõhutada ja künka otsast karjuda, et tal on Eesti juured, eks ole, ta ongi eestlane. Aga kui keegi karjub, et tal on Eesti juured, ju ta siis eestlane ei ole ja kui ta üritab liputada mingisugust Eesti juurt, siis on ta sama palju eestlane kui neandertaallane, sest ka neandertaallase juured on tal olemas. Jah. Vaat see on üks huvitav nähtus, kui keegi ütleb, mina olen niisugune inimene, et mina alati, siis tasub küsida, et aga kas teised ka teavad, et sina oled niisugune inimene ja sina niimoodi alati. Ma ei tea, kas ma olen õige inimene, kelle käest küsida, sellepärast, et eluaeg polnud mul mitte mingisugust probleemi, mis rahvusest ma olen, eks ole. Mul lihtsalt ei olnud sellist küsimust, ei olnud sellist muret. Ja hakkas millalgi tekkima siis, kui Eesti sai vabaks, siis esitati mingisuguseid küsimusi, aga kah ikkagi üsna harva. Nii et mul sellist probleemi ei ole. Viktor, siin me saame minna veel kahe niisuguse küsimuse juurde, mis võivad muidugi inimesi vihastada mõningaid, aga kas küsija suu pihta lööda. Laulupidu, võtame ka tõrviku rongkäik, kas need on kinnituseks, et mina olen eestlane, mina küll viisi ei pea, aga lähen ja laulan, mina teen Viimse reliikvia näo pähe ja marsin mööda Tallinna tänavaid. Mis see on sinu meelest vaimses, psühholoogilises plaanis? Kas siin on suur ports kahtlemist taga, et sa pead ronima künka otsa ja kirema kõigile, mina olen niskene inimene? Ja vaata, kui inimesed, kes osalevad laulu- ja tantsupeol, eks ole, et seal väljaku peal tantsivad triibulist seelikutega, nende jaoks on see üks asi, aga keegi teine, kes siis kõrval taob rusikaga rinda, et mina ka, mul on isegi paber kaasas, kus on selle laulu sõnad peale kirjutatud, eks ole, et mina ka eestlane. See on midagi hoopis muud. See on manuline siis? Ei, ta on isegi mitte manuline, vaid see on nagu loomariigist mimikri, ehk tähendab, ta teeb ennast sarnaseks, et see on nagu mingisugune täiesti kahjutu tõuk, kes teeb ennast hästi kirjuks ja värviliseks ja üritab välja näha mingi mürgise eluka moodi või mingi süütu kärbes, kes tõmbab endale herilase riided selga. Vaata, siit me saame nüüd paralleele tõmmata paljude meie tänaste elu nähtustega, et ma nüüd panen Adidase dressi selga ja kõnnin ringi, nagu ma oleksin kunagi maailma rekordi püstitanud. Ja või lähen näiteks astun sotsiaaldemokraatlikku erakonda, millel pole ei sotsiaal ega demokraatiat mitte vähimatki pistmist, eks ole, ja olen sotsiaaldemokraat. Tegelikult see erakond on sotsiaaldemokraatide sildi endale tagumikule kleepinud, nagu võlts Armani pükstele Armani silt, eks ole, ja jalutab sellega ringi. Niimoodi ta on ja ei ole midagi parata, näilisus kipub tegelikult tänases Eestis
muutuma ohtlikuks, sest meil on tervishoiusüsteem nagu kuskil seal. Meil on haridussüsteem nagu kuskil seal. Meie ise teeme sihukest nägu, nagu me oleksime juba 6. rikkuselt riik maailmas. Ja viie viimase seas muuseas. Ja ma tean. 5 viimase seas. Aga seda ei tohi öelda. No tähendab sinu eas juba no selle lõikab nüüd toimetaja välja, eks ole. Ei lõika, ma olen selleks liiga laisk. Laiskus on muidugi surmapatt, mis ei peakski olema patt, sest kui sa oled ikka muda laisk, siis sa ülejäänud pattusid teha lihtsalt ei viitsi. Tead, laiskus on tegelikult progressi mootor, sest ainult laisk inimene mõtles välja ratta, laisk inimene mõtles välja elektri, laisk inimene mõtles välja auto, tõstekraana ja kõiksugu muud vidinad. Ainult laisk inimene. Mina tean ühte avalikult laiska inimest, see on Ivo Linna. Ma ei ole kunagi näinud, et ta laulaks midagi niimoodi paberi pealt või kuidagi, ei. Tema paneb ilma, sest ta on liiga laisk, et seda paberitükki kaasa võtta. Jah, eks professionaalsetel artistidel on igasugust nippe. Mina Ivo Linna kohta ei oska öelda, ei ole tähelepanelikult jälginud, aga ma tean, et mõni kirjutab vasaku käe peopesale salmide esimeste ridade esitähed. Mitte keegi seda näi, see näeb. No ei ole siin ilmas talentide põuda, aga vaata nagu korraga helistab sulle keegi, kes on nagu pangaametnik või mingi välismaine frukt, kes ütleb: Viktor, meie õnnitleme sind, anna nüüd oma kontonumber, isikukood ja paroolid. Meil on vaja sulle kohe 6 miljonit üle kanda. Ma ei ole muide kokku võtnud, kui suurt summat mulle eluajal on erinevatest allikatest pakutud, aga kas ka sulle? On pakutud küll, aga tänapäeval on hoopis teised skeemid. Ausalt öeldes ma olen päris pahane nende telefonipettuste peale, sellepärast et iga päev helistab mõnikord isegi 2 korda päevas, kus juures nad helistavad justkui Eesti telefoninumbri pealt. Seda tehakse VPN-i kaudu, VPN on tarkvarasüsteem. Helistajad ise on Ukrainas, Venemaal, no kas või Taimanis, kõik kus. Ja nende kõned lähevad satelliiti ja satelliidi pealt juba lähevad kohalikesse telefonijaamadesse. Nad kaaperdavad telefoninumbreid. Ja mõnikord on niimoodi, et vaatad, sul on telefonis mingi vastamata kõne Eesti numbri pealt, helistad sinna tagasi ja see on täiesti paha aimamatu kodanik, kes ütleb täiesti ausalt: mina pole teile helistanud, ta ei olegi helistanud. Aga jah, helistatakse igasugu legendidega, et ma olen politseis, ma olen haiglast ja sugulane siia sattunud või mida iganes kõike. Ja vaadake, sellega on niimoodi, et nendega rääkida ei tohi, tuleb otse kohe ära katkestada. Sest üks asi on see, et nad üritavad teie käest mingisuguseid pangaparooli, isikukoode või midagi kätte saada. Teine asi on see, et nad salvestavad teie hääle, salvestavad teie vastused küsimustele ja nende salvestiste abil on väga lihtne teie väidetav nagu teie kõne kokku panna ja siis pärast teie häälega helistatakse teie sugulastele ja öeldakse: oi, mina olen siin Vinneti Viktor, ma olen sattunud välismaal haiglasse, saada palun raha, eks ole, tohtri arvele, mis on selline. Ja eriti ebameeldiv on see, et nüüd nad on võtnud uue skeemi, nad matkivad küsitlejaid. Eile helistas küll vene keeles ja ütles, et tema helistab asutusest nimega Tervise Kassa ja üritas korraldada küsitlust. Mul on muidugi nende jaoks täiesti siuke eksimatu vahend, kui nad hakkavad vene keeles midagi rääkima. Ma ei vasta neile mitte ühtegi sõna vene keeles. Ma ütlen, rääkige eesti keelt. Kui ütled talle 2 korda räägi eesti keelt, ta viskab toru ära ja ei ütle ta sulle ei aitäh ja taaga ega mitte midagi. See ongi kindel tunnus, et pettusega oli tegemist, sellepärast, et kui taskuvaras sul rahakoti sisse vehib, ega tema ka sulle aitäh ei ütle, eks ole. Aga see tähendab seda, et ma ei julge nüüd ausatele nii-öelda küsitlustele ka vastata. Kas tont teab, kes seal selle taga on? Ja siiamaani oli enam vähem kindel, et nad
nad olid umbkeelsed. Aga nad on leidnud nüüd endale mõningat tõprade, kes on kas nüüd Eesti soost või Eesti elanikud. Mõni räägib küll vigast, aga ikkagi eesti keelt, eks ole. Ja vaat nüüd on küllaltki raske aru saada, on see haus kõne või ei ole. Aga rääkida nendega ei tohi, nad salvestavad vastuseid. Amikus meus, võtan kohe ühe killukese küljest oma, mitte just kõige puhtamate, aga oma sõrmedega kinni. Sa ütlesid, et nad matkivad, õigemini võtavad sampleri ja teevad sinu hääle peale kogu kõne. No kurat, võtku, kui tead, minule helistab Margus Lepa häälega jeekimi ja hakkab rääkima vene keeles. No tead, zdrassi, пожалуйста. Aga mõni aeg tagasi ma olen seda klippi ise ka näinud. See oli vist pandud, see oli kas Elu 24 kroonikas või kuskil, tead, need niinimetatud kollased. Nende pealkirju tasub diagonaalis vaadata, sest sealt tulevad välja ka tõelised faktid, tõelise olukorra kohta. Aga niisugused, mida ei märgata, sest meie selliseid ei näe, ütlevad ma ei tea kes. Aga millest tahtsin rääkida? See oli ühe ema tehtud klipp, kus ta näitab vahele videoklippi, kus tema ise helistab oma pojale ja ütleb, vot sõnatšik, nüüd on niimoodi, et minu telefon läks kaduma ja ma helistan sulle kenasti oma sõbra telefoni pealt. Nüüd tuleb sinu juurde üks onu, mine selle onuga kaasa, see onu toob su minu juurde. Ja see klipp on tal täielikult kenasti salvestatud, kusjuures ma vaatasin seda klippi ikka õige palju kordi ja tabasin ära ka nüansikesed, et tegu on mitte selle naise tehtud võltsinguga, vaid teda ongi jäljendatud, võltsitud. See on umbes samasugune tähelepanek, kui sa näiteks peaksid vaatama venekeelseid klippe, kus täiesti normaalne kõnemeloodia, diktsioon, kõik on paigas, aga ta ütleb numbreid valesti näiteks. Jah, sest tehisintellekt paneb selle asja kokku, aga tehisintellekt võib teinekord väga rumalaid vigu teha, sellega jääbki vahele. No need hästi palju neid deepfake, nagu neid nimetatakse, ehk süvapettust, tehakse vene keeles, nii et raadiokuulajatele vaata, kes venekeelset meediat iga päev ei tarbida, ei ole neid võib-olla näinudki. Ta ei oskagi reageerida, aga me peame arvestama, et kui meid siin on hädaga 1,3 miljonit, nendest ma ei tea, mingisugune ports ei oska eesti keeltki, siis Venemaal on 143 miljonit, ega ma ei ole kindel. Ja kui nende sees on 7% lolle, eks ole, siis on ikka päris suur hulk inimesi, kelle käest, kui iga ühe käest saab $100, eks ole, see on juba miljonites. Aga mis puudutab eestikeelseid deepfake, neid eriti palju ei ole, kuigi liigub. Minust on tehtud, kus mina reklaamisin mingisugust tobedat ravimi sarnast hollust, eks ole, aga kuna selle panid kokku mingid venelased, kes ei osanud soome ja eesti keele vahet teha. Ma olen seda näinud. Ja siis ma rääkisin rõveda soome aktsendiga, päris naljakas oli vaadata. Ja see oli uhke ja tead, alguses ma vaatasin seda helita ja nägin seal ravimid, värgid. Mõtlesin, et no tead, see on ilmvõimatu. Sind ei saa millegagi nii vahele võtta. No ma mõtlen, et sulle tehti ettepanek, millest sa ei saanud keelduda. See oleks seaduse rikkumine, mina seadust vähemalt nii lollisti ja tahtlikult ei riku. No see on kindel vahele jäämine, seda enam, et sul meedikuna on tausta teadmised. Mõnegi mul meedikuna on litsents olemas, nii et sellega ma riskima ei hakka. Nii et kui te kuulete, et mina reklaamin kuskil mingisuguseid imerohtusid, mis ravivad kõik ja haigusi, mis algavad S-tähega alates skleroosist ja lõpetades süüflisega, siis see on vale, see ei ole mina.
nii. Aga tähendab, eesti keeles tehakse deepfake'e vähe, aga inglise keeles on hästi palju, soome keeles. Soomlastel on üks väga tore saade, see on Kekkonen show. Urho Kalev Kekkonen, kes on ammu ilmu juba ära surnud, eks ole, aga tehakse saadet, kus tema intervjueerib Putinit, Hitlerit, sealt edasi, kõik toimub soome keeles ja on absoluutselt niimoodi loomulik mingite 70. aastate alguse stiilis, filmitakse publikut, mis on 70. stiilis, kes plaksutab ja naerab ja vahva saade. On küll, aga nüüd ma võtan välja oma telefoni, mis ei ole küll nii vana kui mina, aga mis üle 3G ei võta ja nii edasi. Mul siin üks number. No muidugi see 3725 ees, edasi on 885 05. Who knows, nagu ütles lätlane Vilniuse turul. Aga siin on, ma loen. Tere Peeter, kas sulle sobib, et kuulutad Riigikogu kõnepuldist, et algatame Anastusest Vaba Eestiga toogrupi, mille asemel on 6, õigur Artur Sirguks on Martin Traat, mille liikmed annetavad 15% oma kuu sissetulekust Kriimsilma ühistupanka, et Port Frank massoonlased end avalikustaks ja et suunata 10% jagu riig, siin ta katkeb. Gert Kingole on tulnud minut hiljem vist siukene see jätk. Gert Kingole SMS praegu läbi ei lähe. See tähendab, Moosese Orava on leidnud endale järgmise 100-jalgse Edgari Palmagese, hulk punkte ja komasid. Tomsoni raamat Kallase afäär, Aasmäe, Käärmani Rehe, Stadnikomi politseikomissar Rossipenko, Artur Sirgu, Jüri Vilmsi või muu säärane. Kui tahad, edasta sedagi SMS-i. Ka eelmine SMS. Mis see on siis nüüd? See jätab mulje, et keegi jättis rohud võtmata. Ja jättis võtmata ja nüüd esitleb ennast läbi väga kahtlase numbri, just nagu tema seisund parasjagu lubab tal poliitilist funktsionääri. Selle teksti järgi võib täitsa diagnoosi ära panna, eks ole, üsna lootusetu juhtum, aga sellise diagnoosiga inimene ei peaks pääsema ligi telefonile, mille number algab 800-ga. Nii et see on kas võltsitud telefoni number või on tõesti keegi pangatöötaja nii-öelda rohud võtmata jätnud. No, sedagi võib juhtuda, me ei saa seda mingil juhul välistada. Aga Palmages, ja see on väga huvitav, Palmages oli ju mingisuguse ühe esimese püramiidskeemi ehitaja. Tänapäeval keegi ei mäletagi enam sellist kangast. Oi, ei mäleta. Ja näed, tuli veerand tundi tagasi 7 600 000 tulnuka Eestisse poliitostu viited, ajaleht Konservatiivide Vaba Sõna, 4. number 2018, lehekülg 10, sügiskool.ee 2014. Jaa, kuule, edasi ei ole mõtet lugeda, aga ma ütlen, et seda asja ei ole tehisaru kokku pannud, sest tehisarul on ikkagi tehismõistus olemas, aga see on ilmselgelt kohe haige inimene, sellepärast, et selliseid sõnumeid ma olen näinud, sellist juttu ma olen kuulnud ja samasugust juttu on ka, ma olen kuulnud ka 50 aastat tagasi, kui me praktikul psühhoneuroloogia haiglas olime, nii et ei ole mitte midagi uut. Ja seda ma mäletan, see psühhoneuroloogias üks tohter lahendas ristsõna ja seal oli küsimus saar, kus sündis Napoleon. Kuule, sina ullikene seal, kus sa sündisid? Muhus. Ja, aga praegu ongi see moment, et näiteks kui ma võtaksin ja saadaksin SMS-i tagasi, siis selguks, et SMS-i vastuvõtmine on näiteks
50, 500, 5000 eurot. See võib olla, aga mul on küsimus, aga milleks sellist luulu sealt siis lastakse? Aga see on ükskõik mis. Aga muuseas ka see võib olla mõte, sest tähendab, see luul on niivõrd haiglane, et lihtsalt inimene muutub uudishimulikuks, et kellelgi on jäsku paha, jäsku vajab abi, ma helistan sinna tagasi. Ja see on ka üks petuskeeme, kus helistatakse numbrilt ja 800 muuseas, et see võib olla tasuline number, kus on kõnetasu, kui sa sinna helistad, siis võib olla $100 sekund, eks ole, mida iganes, ega seal mingit ülemist piiri ei ole, helistad sinna tagasi ja sult muudku võetakse. Ja. Nii et me oleme olukorras, kus me kogeme, et parim vahend demokraatia vastu on veel rohkem demokraatiat. Parim vahend aususe vastu on veel rohkem ausust, mis on vasturääkivuses iseendagagi. Jah, seda küll, aga keda siis nüüd uskuda ja keda mitte uskuda, sellepärast, et petetakse sind absoluutselt igal poole. Nad petavad sind pangas, nad petavad sind poes, väikest viisi seal ümardavad hinnakest nüüd siia sinna bensukas, eks ole, kus nad ütlevad, et oi, täna teab nafta hind tõusis, aga bensiin, mida nad müüvad, tehti hoopis teisest naftast juba aasta tagasi, eks ole. Nii et igal pool toimub väikest viisi pettust, kui sa loed ajaleht, peavoolumeediat, mida iganes, ikkagi on seal see tõde natuke kallutatud siia sinna, igal pool on mingisugust pettust. Keda see uskuda, keda mitte? Ise ennast ka julge enam uskuda. Mul päris mitmed kamraadid, no sõltuvalt ka IQ-st nii öelda, kuigi IQ näitab hoopis midagi muud. Nemad ütlevad, et nad ei loe enam uudiseid, sest suur osa pealkirju peavoolumeedias, rahvusringhäälingus, mujalgi on niisugused, et ei taha lugeda, sest juba pealkiri mõjub eemale tõukavalt ja uskumatult. Tead see, mis ma olen arst ja ma tean, et teinekord tuleb patsiendile ka näpp pärakusse pista ja see ei ole meeldiv, aga see annab vajalikku infot. Ja sellepärast mina loen ka selles internetis uudiste portaalides, ma loen pealkirja diagonaalist loen läbi. Ma ei usu neist ühtegi, aga see annab mingisuguse tendentsi. Ma tean, et hukka see maailm läheb, aga nende pealkirja nagu meelestatuse temaatika järgi ma näen, mis suunas ta hukka läheb, kui kiiresti ta hukka läheb ja palju mul on aega veel elada. Vaata, see oli vist eelmise kuu viimane päev, kui ilmateade kuulutas, et aprill tuleb otsast lõpuni, hirmus soe ja palav ja ma ei tea, suvised temperatuurid ja niipidi ja naapidi ja siis selgus, et nüüd läheb külmaks. Nüüd tead, Soomes on juba lumetuisud ja meil tuleb ka lumetuisku ja no läkski natuke külmaks ja nüüd läheb jälle soojaks. Aga ilmateade just jõudis öelda, et kohe, no mitte just Matnia lahelt, aga kuskilt sealt koledast kohast tuleb meile ja libe ja ma ei tea, kollased hoiatused. No ilmateade ongi ilmateade, ilma ei olegi võimalik ennustada rohkem kui 3 päevaks ja seegi läheb 50% aia taha ja mitte ilma asjata, kui nad telekast hakkavad ilma ennustama, siis kõigepealt nad näitavad suure kaardi peal mingisugust keeriseid tsükleid, antitsükleid. Külvasegadust. Kuulge, ma olen seda asja näinud, no vähemalt ma ei tea, 60 aastat oma elust olen ma kuulnud neid jutte ja näinud pilti, ma pole siiamaani aru saanud, mis asi see on, aga need ongi loitsud, et kõigepealt siis aetakse sulle mingisugust pada, eks ole, aetakse sulle aju sassi, üks ajukäär jääb teise vahele kinni ja siis pannakse, aga homme hakkab puist nugeda ajas sadama ja jäädki lollist peast usku. Ja see ongi niimoodi, et see, mis sa näitasid, see on külvasegadust, siis ta ütleb ja homme on paks pasasadu platsis, see ajab tigedaks
ja siis ta läheb ja riisub koore ehk võtab oma palga välja. No ja, sest mõtle inimene, no milleks sulle räägitakse seda tsükloni, antitsükloni juttu, sest Eesti 1 300 000 elanikust võib olla, ma ei tea, 30-40 inimest on neid, kes saavad aru, mis asi see on. Aga millegi pärast kõigile teistele seda jama räägitakse. Minu meelest seda oleks pidanud lõpetama kuskil niimoodi 5., 6., 7. klass võiks olla. Meil räägiti, ma arvan, et see on küll koolis midagi räägiti ja õpetajas isegi joonistas mingeid ringe näpuga õhus, eks ole. Aga kuna sellel ei olnud mingit praktilist tähendust, see ei ole korrutustabel ega midagi, mina küll seda asja meelde ei jätnud. No mul täpselt samamoodi, pluss ma ei saanud arugi tsüklonist ja antitsüklonist, ma saan veel aru luuraja ja vastuluuraja. No eks ta ole nagu siinusega ja tangensiga, eks ole, tegelikult ja ma täitsa usun, et nii siinus kui tangens on olemas, eks ole. Ja koolis sai neid õpitud, isegi mingisuguseid seal tehteid nendega tehtud, aga kogu minu täiskasvanu elu jooksul pole kordagi tänaval mulle ei siinus ega tanges vastu tund ja kui oleks vastu tund, ma poleks teda ära tundnud ja tema mind muuseas samuti. Vaata, mina lõpetasin keskkooli kaugõppes, nii kummaline kui see ei ole. Ja seal üks hea õpetaja puudutas isegi sekansit ja kosekansit, mille nimed mul muidugi on meeles. Aga see on ka kõik. Jaa. Kus ja milleks seda kasutada, nii on paljude asjadega. Eks igasugu asjad matemaatikas, isegi faktoriaalid on olemas, aga sul peremees on vaja seda nii palju, et sa oskaksid, kui palka saad, eks ole, siin kokku lugeda, palju seda oli. Rohkem mitte, siinusega pole seal mitte midagi peale hakata. Jah, kui sa oled eriti kõva mees, siis sa vaatad oma palka niimoodi on, enam ei ole. On, käid poes ära, enam ei ole. Jah. Ale jakta eest, nüüd lähen poodi ja saan rahamurest lahti. Eile oli stuudios niisugune tore inimene nagu Gert Lapimaa, keda on nimetatud ka igasuguste nimedega, aga ettevaatlikult, sest ta on alati sattunud kaadrisse avalikkuse ees viisaka näoga. Ta on tõepoolest korralik inimene ja teda ei saa päriselt niimoodi ka maha tõmmata, küll aga on teda nimetatud vist, ma ei tea, kuidas need rändosalejad koosolekutel olid, tuuleparkide teemalistel koosolekutel, kes esitasid mingeid materjali ja teisi materjale. Vaata, meil oli pikem vestlus ja mis selgus? Selgus see, selle ma ütlesin vist saates välja ka, et kõigil kolmel osalisel, ma ei saa öelda osapoolel, eriti kui me oleme just matemaatikast rääkinud, kõigil kolmel osalisel on poolik tõde. Üks on riigiametnikud, teine on ettevõtjad ja kolmas on need, keda nimetatakse siis uhuudeks ja lamemaalasteks, kelle hulgas on tõepoolest palju selleväärseid tegelasi, kes ajavad jama, et mul on teaduslikud tõestused. Nad ei tea, mis asi on teaduslik tõestus. Aga hetkel tuli sellest Gert Lapimaa jutust välja, et tõepoolest keegi ei tea seda mõju, mis võib olla. Viidati, see oli üks kunagine artikkel ka, keegi füüsik, keda siis kutsuti ka koosolekutele, et tema nüüd teaduslikult tõestab ära, et tuulikute müra on inimese tervisele kahjulik ja nii edasi. Ta ei saa seda tõestada, ta ei ole meedik, ta ei ole teinud katseid inimestega. Küll aga võib ta kritiseerida mõõtmismetoodikaid. Ja vaata, siin ongi meil praegu segadus. Ma mõtlesin just esitada sulle mingisuguse suhtumist käsitleva küsimuse asjadesse, kus keegi ei tea õieti, millest räägitakse. Tõsi, uuringuid on niisugusi, on teistsuguseid,
aga põhjapanevat seisukohta, mis aitaks vormida poliitilise otsuse, millest ei saa üle ega ümber, nii nagu kumb oli enne muna või kana, kõigepealt oli poliitiline otsus. Kanad hääletasid. Jah, vaata maanteel sõitev auto on sulle ka väga ohtlik, aga ära astu tema ette, nii lihtne see ongi, et kõnni tee servas või parem kõnni kuskil hoopis mujal, sest ta võib ka tee serva juhtuda. Nii et kui sa näed tuulikut, okei, et tuulik võib, no ei ole kindlaid tõestusi, kas see on nii või ei ole, et võib sinu tervist kahjustada juhul, kui sa oled talle lähemal kui Eesti oludes 750 meetrit, kõvemad, suuremad tuulikud 1000 meetrit, aga jällegi on teadlased, nimetud teadlased on väidetavalt tõestanud nii ühte kui teist, et on või ei ole, aga mina ütlen raudpolt kindel, tuuliku nägemine on tervisele kahjulik. Kui sa näed tuulikut, siis see kindlasti kohe mõjutab sinu teadvust, tekitab sinus negatiivseid emotsioone, sest see hiiglane seisab silmapiiril ähvardavalt, liigutab aeglaselt oma jäsemeid ja mitte ilma asjata Don Quixote võitles ka ikkagi tuulikutega, eks ole, nii et nad on vaenulikud. Tuuliku nägemine on ohtlik sinu tervisele. Kas ei ole tõestatud või? Aga minu meelest see oli väga lihtne, aga korraldada küsitlus inimeste seas, kes on näinud tuulikut ja küsida enda käest, et kas nad rõõmustasid tuulikut nähes. Ma tean naisterahvast, kes on autoga tegelenud ikka aastakümneid. No ta ei ole muidugi nii vana, et võiks tema võimed kahtluse alla seada, aga ta ütleb, et kui ta ei ole teleprodutsent, ütleme nii. Kui ta sõidab Narva poole ja näeb tee ääres tuulikuid, siis ta ütleb, et ta tõmbab sirmi ette ja vaatab lähedale, sest ta kipub tänu labade pöörlemisele teelt välja sõitma. Vaata, minu psüühika ei ole nii kergesti mõjutatav ja kui mina sõidan, mitte Narva, ma sõidan Jõhvi poole, mul pole Narva mitte mingit asja, siis ma selle järgi tean, et nüüd on tuulikud, eks ole, et nüüd tuleb 10 minuti pärast see koht, kus pakutakse pirukaid, no ma ei hakka neile reklaami tegema, kes on seda teed sõitnud, igaüks teab, Punane Maja. Nii et need tuulikud on minu jaoks täiesti vajalik maamärk. Nii et see, et nad seisavad, et nad aeglaselt liigutavad, see mind ei koti lasnud olla. No jah, sa oled ka nende väheste hulka kuuluv ilmselt, kes hüpnoosile eriti ei allu. Kuule on proovitud, ma hakkan vastu, aga ma muuseas ei allu ka massaasile. Vaat mulle ei meeldi massaaž. Sest kui keegi hakkab mind murima, mul on kuule pinges, ma hakkan vastu ja kui ta järgi ei jäta, siis ma võin talle kuri vaimule äsada ka. Ei meeldi, kui käisid kallale tulla. Viktor, see on meil aastakäigu viga ilmselt. Kuidagi niimoodi ta on. Aga kõik see tuuliku värk, vaata kui ei teata, mis on selle tulemus. Oi, tundmatus on kõige suurem hirm. Inimene kardab tundmatust kõige rohkem, jah. Ja no vaat siin ongi see Eesti tuleviku värk. Meil muide mingisugune elektriga seotud maks pidavat jälle õhus rippuma, et sealt elektri eest veel rohkem lõpptarbijate. Kuna aga me maksame õhu eest ka ju. Ja seal ei ole otseselt sellist maksu, et õhu eest ja 10 euri hingelt. Ei ole, aga me maksame need mingisugust CO2 kvoote ja see ongi õhumaks. Ja see on õhumaks. Kinni selle õhu, mida me hingame. Ja kuna seda CO2 on meie atmosfääris nii vähe, 0,004 või 2 või palju seda oli, tühine kogus, aga see on hoomatav suurus. Jah, aga see CO2 on ääretult tähtis, sest kunagi miljonid aastaid tagasi olid CO2 hästi palju, hapnik oli väga vähe, need esialgsed taimed, nad tõprad hakkasid tekitama hapnikku, tegelikult hapnik on tohutu mürk, mis tapab kõik elusa, puhta hapniku keskkonnas põleb isegi raudnael sädemeid loopides ja sellepärast
rakud kasvatasidki endale paksu kesta ümber, et kaitsta ennast hapniku eest. Süsihappegaas on väga tähtis, sest kui inimene on suletud ruumis, tarbib nagu hapnikku ära, see ei annagi talle mingit erilist signaali aiu, aga ta hakkab ära lämbuma, hingamine seiskub, kui süsihappegaasi kontsentratsioon tõuseb. Süsihappegaas on väga tähtis. On. See on sellepärast seda maksu. Samas, kui sa magad mingisuguses, ütleme 16 ruutmeetrilises toas, uks on kinni, siis peaks olema sul ju hommikuks ikka surmatunne keres küll. See on niisugune mitmekülgne asi. Fakt ja, aga sa ärkad üles, mitte sellepärast, et hapniku üle, sa tunned nagu hapniku üle, sa ärkad üles sellepärast, et süsihappegaasi kontsentratsioon tõusis. Või et kell on 9 ja nüüd peab minema hakkama. Või kui on absoluutselt kõik korras, eks ole, see hapniku ega süsihappegaasiga ei ole asi kriitiline, siis ärkad üles pissi häda peale ja järelikult kõik on korras. Peremees, kui sa hommikul ärkad pissi häda peale, siis on kõik korras. No siis võiks olla küll kõik korras, jah. Kui sa ärkad õigel ajal. Kui sa ärkad, jah. See on see, et... Kui magad maha, siis ei ole korras. Nagu tohter andis mehele 2 tabletti, ütles, et ühe võtate praegu ja ühe võtate hommikul, kui ärkate. Mis tähendab, kui ärkad. Hea küll. Aga praegu ma millegipärast ei usu, et kui me laome Eesti tuule- ja päikeseparke täis, et elekter muutub odavamaks. Ma kohe füüsiliselt ei usu seda enam, et me rääkisime matemaatikast. Aga elektri muutub kallimaks, aga teda saab olema tunduvalt rohkem. Ja et me rohkem ostaksime kallimat elektrit, suurendatakse meie tarbimisharjumusi. Me hakkame rohkem elektrit tarbima, ega mitte ilmaasjata ei suruta meile peale igasugu elektriautosid, mis on osa on hübriidid, kus lihtsalt lohiseb mingi juhe taga, osa ongi täis elektrilised ja praegu on, ütleme Euroopas, üle Euroopa on kuskil 10% autopargist elektriautod, rohkem lihtsalt ei saa inimestele peale surudes, elektrivõrk ei pea vastu, aga ehitatakse rohkem tuulikud, rohkem päikesepatareisid, elektrisalvestisi mõetakse igasugu uusi elektritehnoloogiaid välja ja kui see on olemas, siis surutakse meile rohkem elektriautosid, müüakse neid ka odavamalt, peaasi, et me tarbiksime elektrit. Elektriauto on praegu natuke kallim kui bensiiniauto. Alguse värk ma ei tea, tegelikult nad peaksid neid müüma. Tegelikult, kui elektrit oleks piisav hulk, siis nad hakkavad jagama elektriautosid meile lausa tasuta, sest asi on mitte auto hinnas, vaid tarbitava elektri hulgas. Ka selles on oma loogika, mis võib tunduda loomulikult uskumatu, aga see ei tähenda, mida sina usud või mitte. Kui korraga selgub, et nii ongi, siis on nagu on. Elektriautoga nii kui õllega, eks ole, sa ostad õlut, ütleme klaaspudelis, eks ole, sa paratamatult sa maksad selle pudeli hinna ka kinni, aga ei ole ju niimoodi, et pudel maksaks rohkem kui selle sisu. No nõukogude ajal oli siiski niimoodi, et 3 pudeli õlle ostmisel taara tagastamise puhul said sa 4. õlle ka veel ja mõned kopikad pihkugi. Nii ta oli, aga praegu on mingisugune näilisus selle pandi pakendi tarra jamaga, ühesõnaga sa pead ikka niisuguse koguse automaati ajama. No paar tükki on muidugi selliseid ka vist Eestis, kuhu saab kallata kotiga sisse. Üks on Laagri Maxi Marketis ja kus teine on, ma ei tea. Aga vaata, elu tänu sellele, mida sina ka kirjeldasid, ei lähe ju tolligi paremaks kui elektriautod, neid akusid, nende utiliseerimine, need tuulepargid, nende tuulikulabade utiliseerimine. No kõik see maksab ja kes maksab? Lõpptarbija maksab kõik. Ja kust Mustikamaalt see lõpptarbija selle raha peab võtma, et ta suudab? See tähendab, et kui alguses püramiidi all oli suur lai pindala nii-öelda lõpptarbijaid, kes jaksasid seda tippu üleval pidada, siis nüüd
jääb neid järjest vähemaks. ja igaüks maksab rohkem. jah, need, kes veel jõuavad, neilt kooritakse, et nemad ka kiiremini mängust välja kukuksid. jah, aga vaata, tehnoloogia areng, kas ta muudab inimesi õnnelikuks, ma kõvasti kahtlen. Kas inimesed, kes elasid muistses Egiptuses või elavad täna, kummad olid õnnelikumad, mina ei tea. Nemad seal elasid ilma internetita, ilma Tesla autota, eks ole, õnnetukesed, kuidas nad said hakkama, aga nad ei teadnudki, et neil neid asju vaja on. Mida rohkem tehnika areneb, seda suurem tehnika ori see inimene on, seda rohkem ta peab pingutama, et olla kogu selle tehnoloogia vääriline. Ja siin tekibki vaata siuke kuri kahtlus, et kas see neandertaalane ei olnud siiski targem kui meie. Ta ei hakkanud midagi liigset leiutama, aga võib-olla, kui Darwinil oli õigus, ei tasunud üldse puu otsast maha ronida. Ära nüüd selle Darwiniga ka. Vaata, kui ma küsin konkreetselt sinu käest, kas sina põlvned ahvist? Ja nüüd kaks varianti, kas ahvist või Darwinist. Ei, oota, mõtleme natuke loogiliselt. Ära hakka keerutama, ütle kohe otse, jah või ei. Tegelikult kaks varianti, issand jumal on loonud mind sellisena, nagu ma olen, eks ole, või ma olen Darwini väljamõeldis. Aga tegelikult mind huvitab see, et ma olen selline, nagu ma olen, eks ole, ja ma olen õnnelik, et ma elan. Jah, umbes sellisena saabki, no saan mina sind siin käsitleda. Ja, aga kui hakkame geneetikat uurima, eks ole, siis kuskil vähemalt 70% inimese geenidest on samad, mis porgandil. Põlvnevad porgandist. See tähendab, et kuskil peab olema üks baasmudel ehk üks siis baasporgand. see elukas, kellest kõik alguses ja minu meelest Darwin tegeleski rohkem sellega, et kas Jumal lõi ühe ainsa elu või lõi ta neid mitmesse punkti ja siis see, et nad kasvasid suureks ja hakkasid paremini elama, see tekitas segaduse. Mina olen nende jaoks selle asja lahendanud niimoodi, et Jumal lõi mingisuguse elu, eks ole, ükskõik mis vormis, aga Jumal pani ka paika selle mehhanismi, kuidas üks arenes teiseks kuni Darwinini välja. Ka Darwin ise oli Jumala looming. Vaata, siin on nüüd eesti keeles, vene keeles ka, isegi inglise keeles küsimus selles, et me saame öelda Jumal mitmuses ka, jumalad. Jumalate pojad nägid, et inimeste tütred, kus need jumalate pojad oleks siis veel, et Jumala isiklikud pojad. Me saame Jumalale anda soo, nii eesti kui vene keeles. See on siis jumalanna või baginja. Ja seda küll, aga jumalad olid siiski teatud hõim või sugu või grupp või kooslus, kus oli nii meessoost kui naissoost jumalaid. Aga nii nagu inimenegi, jumalad oli täpselt sama, et jumalad nad oma jumalannadega elades tükk aega terve igaviku igavat perekonna elu kippusid lihtsalt üle aisa lööma, sest inimeste tütred olid nooremad. Eks see käis mingisuguste töiste eksperimentide käigus, aga mis ma tahtsin sinult küsida, kas Allah saab olla mitmuses või naissoost või? Kõigepealt Allah ei saa olla mitmuses ja monoteistliku religiooni jumal, olgu ta Jahve, ta ei saa samuti olla mitmuses, kuigi kristlased kuskil 16. sajandil mõtlesid välja kolmainsuse, et jumal on üks, tegelikult on need kolm ja kõik kolm on üks ainuke, mille peale siis kirikulistel jooksid ajud lihtsalt kinni ja nad uskusid juba kõike, mis kirikuõpetaja kantslist rääkis. Siin me jõuame, see näide on võib-olla natukene nagu kassipoeg otsib peegli tagant iseennast. Vaata, on inimesed ja on Viktor. Võib-olla muidugi ka Viktorid, sest kuskil võib veel mõni Viktor olla, aga te ei kattu ja te ei moodusta ka mitmikainsust.
Jah, aga eks see monoteistlik jumal, ta oli ka kokku pandud ju mitmesuguste teiste uskumuste najal ja traditsioonidest lähtuvalt. Nii et eks ta kogus endasse kõigi teiste mitmikjumalate omadused ühte jumalasse. No see on loogiline, see tähendab... Ei saa öelda, et on palju Viktorid üle maailma laiali ja siis sümboolselt mõtle välja, et ühe hiid-Viktori, eks oleks on kõik Viktor, niimoodi jälle teha. Aga vaat inimesed seal, hiinlased, ameeriklased, suahilid, kes iganes, aga me võime nende kohta öelda inimene, see on sümbol, see on inimkonna sümbol, inimene. Aga teeme siis selle inimese puust kuju, hakkame teda kummardama, miks mitte? No mõnes mõttes me neid, soome keeles on hea sõna patsas. Neid patsaseid ju kummardame küll, kui võimalust on, aga see kõik on kuidagi arhailine. Me paneme, nõukogude ajal viidi pärg tundmatule sõdurile. Vot just. Aga kui tal tuttavaid ei ole, kes ta oli? Ta oli sümbol. Aga patsas ongi siuke värk, et kui see patsas peab, kui monument, kui monument peab sümboliseerima midagi, mingit poliitilist liikumist, näiteks uskumust, mida igatahes, parem kui ta oleski nimetu, sest nimeline patsas, olgu see Karl IV, olgu see Stalin, olgu see kes iganes, eks ole, ta on ajutine, sellepärast, et läheb paar põlvkonda, võib-olla isegi veel vähem, võib-olla isegi ainult 5 aastat ja rahvas, kes rõõmuhõiset saatel pani selle pea väljakul püsti, sama rahvas tuleb ja rõõmust hõisates lükkab selle monumendi ümber. Jah, see on rahva eripära, et kui inimesi on palju, siis moodustub mass ja massi mõtlemisvõime on väga kahtlane. Aga sa ütlesid välja olulise asja, et võeti nende kõikide jumalate omadusi ja siis tuli kokku kirikukogu. Ma ei tea, kas Nikaias või kuskil Nikaia, seal oli vist teine kirikukogu või ma ei mäleta, ärge pahandage. Ja võeti vastu poliitiline otsus. Vaat asi on täpselt nii, need raamatud on õiged, need lähevad apokrüüfide kategooriasse, kuigi need on huvitavad lugemised, aga mitte igaühele. Need oleksid siis, need apokrüüvad oleksid siis nagu pole saadik parteilised dokumendid, igaüks ei saa lugeda. Salastatud parteilised dokumendid, muidugi jah. No ja piiratud juurdepäesuga. Ütleme piiratud juurdepäesuga. Ja jälle toimub see sama, et luuakse organisatsioon, mis hakkab käituma kummaliselt ja loomulikult põhjustab ta opositsiooni tekke. Tahad või ei taha, olgu see nõukaaegne ateist või koguni võitlev ateist, kes See oli kõige usklikum inimene, sellepärast tema uskus ja kommunismi ja partei peabürood. No kas ta nüüd uskus, aga ta vähemalt oskas aga käis ju kummardas. Ta risti ette ei löönud, aga ta plaksutas. Jah, ja siis muidugi veel opositsiooni all kõik sektid, mis tekkisid võib-olla heast tervikust. Me saame vaadata siin ka, mis juhtus pärast Muhamedi surma. Šiidid, sunniidid, ei ole midagi parata, ei tulnud rahu. Nii nagu Jossif Broz Tito enne surma ütles, et ma olen teinud kõik, et pärast minu surma jääks riik püsima. No ma ei tea, kas ta maetud juba oli, aga riik kärises igalt poolt. See tähendab, et loosina nii hea asi kui tahes. Aga see värdsõna jälle mulle ei meeldi, see jätkusuutlik näiks olevat ainult Põhja-Korea. Ära sa ütle, ja Kuuba.
Kuuba on natukene kahtlane, sest vaata Fidel Castro kuskil 60-ndatel ütles, et siis kui oli ilus laul Šagaitje, Kuubinse või midagi taolist, hästi reibas meloodia. Ja mina kogu aeg mõtlesin, ega mu vene keele oskus siis nii briljantne ei olnud, et ma oleks aru saanud kõigest, aga ma sain aru, et need kuubalased peavad nüüd kuhugi marssima hakkama, kuhu? Miami on kaugel. Aga Fidel Castro ütles, et tema ajab habeme maha siis, kui Kuuba saab vabaks ja habet tema maha ei ajanud. Et hõredamaks jäi küll. No ta ise ka. Aastaks, aga maha ei jäänud. See tähendab, et... Või uskuma. Ei no, see ei ole midagi parata. Kes kiidab Kuubat, kes kirub, millegi pärast, no võtame näite sinu erialakandist, arstide ja õdede ettevalmistus pidi seal olema ikka väga võimas. Väga hea, sest Kuuba ettevalmistusega arstid ja õed on igal pool maailmas avasüli vastu võetavad. Ja ilmselt seal on ka odavam õppida ameeriklasel kui Ameerikas endas. Ameeriklasel õppida ei saa, Kanadal ei saa. See tähendab, et kui Trump nüüd tõmbab Kanada Ameerika alla, siis... See on suur õnnetus, sest tegelikult Kuuba on täis Kanada turiste, kes on seal täiesti welcome, eks ole, ja tunnevad ennast seal mõnusalt, aga ameeriklane, ta võib sinna minna, eks ole, ta vajab viisat, aga ta ei saa sularaha kaasa võtta ja tema pangakaardid American Express seal ei kehti, et ta peab mingi Kanada pangakaardi endale hankima, siis ta saab kuidagi moodi hakkama. Vaata, kus on huvitavad nüansid. Nii et Ameerika turist Kuubas on siis umbes niimoodi, et Yankee go home and make your America great again. Ja, aga tee seda Ameerikat seal oma riigis, mitte meie saarel. Nii ta on, ja, aga samas kõik Ameerika asjad on keelatud, Ameerika satelliidid on keelatud, internet, mis käiks läbi Ameerika satelliitide, on keelatud, GPS on keelatud, sellepärast, et see käib läbi Ameerika satelliitide. Nii et kui sa sõidad seal Kuubal autoga, eks ole, ja see on mingi Tom-Tomi navigaator, politsei peab kinni ja lihtsalt konfiskeerib selle, hakkab ise kasutama, aga selle pruukimine on keelatud. Aga mis ei ole keelatud, kui see on navigaator mobiiltelefonis, selle kasutamine keelatud ei ole, nad ei taipanud, et seda keelata. No küllap nad selle ka välja mõtlevad, kui olukord... Aga internet on seal väga huvitav nähtus, et seal on teatud punktid, kus mingisugune side levib ja siis noored poisid tüdrukud istuvad see on rahvusraamatukogu Havannas, istuvad selle ümber kõnniteel ja vaatavad internetti. Et lähevad 100 meetri teemal, siis internetti ei ole. Aga nende internet on ääretult huvitav nähtus. Et see on täis igasugust Kuuba värki ja väga raske on pääseda kuskile välja poole. Tead, üldiselt see tsensuur, mis on... See on kõva, see on seal kõva. See on seal kõva, see on siin ka kõva. Sa võid saada kuradi kihti lingi, aga et ta on ruulõpuline, siis võt nii palju sa näed. Sa aimad lingi järgi, mis seal taga võib olla, tahaks näha. Ei. Ja tead, millest mina puudust tunnen, et ma olen juba nii vana inimene, et ma täiesti võin endale lubada vahest tarbida alkoholi. Mõistlikus koguses, mõistlikus seltskonnas, ma tean, mis see on ja kui palju ma võin seda võtta. Ja mina tahaks tarbida ka Vene meediaruumi natukene. Ma tahaks vaadata neid Vene propagandasaateid natukene, sellepärast, et minu psüühika peab neile vastu, aga mulle pakuks see huvi. Vaata, siit tuleb välja. No, Viktor, ühel hetkel oled sa nii vana, et sa võid teha kõike, mida tahad, aga ei taha enam. Praegu ma veel tahan. No, ausalt öeldes, eks ma tarbin ka natuke nii ja naab, siit ja sealt, eks ole. Nii nagu saab ka sala alkoholi kätte, eks ole, saab ka sala Vene interneti on võimalik ka leida. On küll, aga siin tuleb mulle meelde Einar Laignaga. Ühes saates Einar Laigna ütles, et Martin Luther, mitte King, vaid see... Ja see õige, jah. See
algne Martin Luther, et tema, kui tal küsiti, et mis ta teeks, kui ta teaks, et homme on maailma lõpp, ta ütles, et istutaksin õunapuu. No muidugi pidavat vaieldav olema, kas istutaksin puu või istutaksin õunapuu, ükskõik, Herr Laigna ütles õunapuu. Ja mul ei kohe pähe, et Martin Luther oleks istutanud hea ja kurja tundmise puu, et ehk mõni jääb pärast maailma lõppu alles ja see puu on ka alles, et ehk järgmine katse läheb õnneks. Jah, tundes me, no nii palju kui me ajaloost tunneme Martin Lutherit, ilmselt selle õunapuu tüve külge oleks ta naelutanud ka oma teesid. Tont seda teab, need teesid, need on niimoodi, et ta vaevalt, et ta nüüd meeletut poleemikat tahtis, aga see tuli ja... No ta tegelikult ta pani mingi kuulutuse, kuhu panna, kiriku seinale, ainuke koht, kus rahvas näeb. Mujal eriti seinu nagu ei olnud. Ei olnud ja kirjaoskajad rahvast mujal ka suurte liikunud. No võt, niimoodi oli. Ja võt täna me oleme väga totras olukorras. Me näeme midagi. Et siin Putin, siin Trump, siin nemad õiendavad, siis tuleb Elon Musk ja ütleb, et kuule, seda on ka veel vaja. Ja see, mis toimub Kanadaga, see suur soov, et ühendada Ameerika Alaskaga on umbes sama, mis võiks olla Putinil ühendada Venemaa Kaliningradiga. Meie silme all toimub, ma võin vaata täie kindlusega öelda, et Ukraina kaotas sõja, aga mitte Venele. Ja see on kõige kohutavam. Me näeme, kuidas kõigi nende infokildude vahelt meie silme all kaob riik ja rahvas. Tähendab, nad lähevad laiali, neid on igal pool, nad loovad oma kolooniaid. Kõik see meenutab siiski ka, nii palju kui ma asjast aru saan, Paabeli torni lagunemist. Mingisugust globalismi ideed, milles on samuti 3 osalist. Ameerika, Venemaa ja Hiina, lisaks varjatud osaline siin, last not least või least not last, India. Mis toimub Aafrikas. Jah. Ja aga Paabeli torn, see on, Paabeli torni lugu on igavene sellepärast, et Paabeli torni ehitas Makedoonia Aleksander, Paabeli torni ehitas Julius Caesar, Paabeli torni ehitas Napoleon, ehitas Hitler, ehitas Stalin, kõik nad ehitasid Paabeli torni, mis pidaski vastu, kellel 5 aastat, kellel 10 aastat, kellel võib-olla isegi 100 aastat, eks ole, aga lõpuks Jumal sai ikkagi oma tahtmine, lammutas ta ära ja lõi need rahvad mööda ilma kaari laiali. Siin võiks nüüd selle sinu sõbra tehisintellekti käest küsida, et mitu inimest peab olema planeedil, et tekiks 1000-aastane rahuriik? Ma oskan seda öelda ilma tehisintellektita, 0 inimest, sest isegi kui ta on üks ainuke, lõpuks ta läheb tülli ise endaga, kui tal pole muud vaenlast leida. Jah, skisofreenia on sihukene sõber, kes ei tekik tühja koha peale, vaid tekib, kui on üks pea. Ja hakkab ise endale saatma samasuguseid sõnumeid, nagu sina siin saate alguses ette lugesid. Oi, aitäh, Viktor Vassiljev, doktor, kohe tead, nii kerge hakkas. Kas sa nüüd ütled midagi õndsat veel siia otsa ka? Loomulikult, kuulge hea rahvas, päike paistab, eks ole, kevad on käes, ei mina ei tea, kui kauaks ja mida see ilma teada teile ka ei valetaks. Vaadake aknast välja, siis te näete, mis ilm on tegelikult ja kui ta on ilus, nautige seda. Kuni käru pole kummuli, meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.